Putinil on probleem. Mul on tunne, et me ütleme seda sellel kanalil üsna tihti. Ja tavaliselt on see tingitud millestki, mida Ukraina on teinud, et Venemaa juhti paljastada. Aga seekord mitte. Putini viimane probleem areneb hoopis kaugel Ukraina territooriumist, kuigi selle mõju Venemaale ja Putini pärandile võib olla sama plahvatuslik. Tšetšeenias on midagi suurt toimumas ja Venemaa juht ei saa muuta seda, mis tulemas on. Putini järgmine sõda on kohe algamas. Aga see ei hakka olema NATO riigi vastu ega ka Venemaa tegevuse eskaleerumine Ukrainas. Järgmine vaenlane tuleb Venemaa seest ning see võib Putini lõpetada. Ja kõik keerleb ühe mehe, Ramzan Kadõrovi ümber. Alates 2007. aastast on Kadõrov olnud Tšetšeenia Vene Vabariigi president või täpsemalt öeldes halastamatu diktaator. Tema valitsemise ajal on Tšetšeenia jäänud Venemaa mõju alla, hoolimata sellest, et on korduvalt iseseisvuse eest võidelnud. Kadõrovist on rahustav mõju kaugel. Ta on jõhker mees, kes on kehtestanud šariaadi seadused ja surunud maha kõik katsed nende poolt, kes Tšetšeenias soovivad iseseisvust ning tahavad Venemaast eranduda. Sellepärast hindab Putin Kadõrovit. Ta on jõhkard, kes kasutab oma kirvest selleks, et tagada Venemaa mõju säilimine mitte ainult Tšetšeenias, vaid kogu Kaukaasia piirkonnas. Aga Kadõrov on suremas. Vähemalt selline kuulujutt hakkas levima. 2026 aasta alguses. Jaanuaris teatas Moscow Times, et nii Vene kui ka Ukraina meedia spekuleerisid, et Kadõrov põeb neerupuudulikkust, mis võib olla surmav. Muidugi olid need tol ajal vaid kuulujutud, kuid nüüd hakkavad need tunduma reaalsustena, millega Putinil tuleb peagi silmitsi seista. Viimastel kuudel on Kadõrov astunud samme, mis viitavad sellele, et ta püüab kindlustada võimalikku järeltulija positsiooni või vähemalt tagada oma perekonna turvalisuse riigis, kus erinevate klannide vaheline sõda on alati võimalik. Kadõrovi lapsed, kes on noored ja kellel on väga vähe valitsuskogemust, paigutatakse võtmetähtsusega valitsusametitesse. Võib-olla nepotism, kuid samas ka kummaline samm diktaatorilt, kes ise on üsna noor. Veelgi kummalisemad on mitme Kadõrovi lapse abielud Tšetšeenia ametnikega. Kui sa tead midagi ajaloost, siis tead, et maailma liidrite laste abiellusid kasutati sageli liitude loomiseks ja enda kaitsmiseks rünnakute eest. Tšetšeenia klannipõhine ühiskond toimib sageli sarnaselt. Nii et need abielud, mida Kadõrovi lapsed sõlmivad, nagu ka nende edutamised võtmerollidele valitsuses, on kõik märgid sellest, et Kadõrov üritab meeleheitlikult oma perekonda ette valmistada tulevikuks, kus teda enam ei ole. See mees teeb samme, mis viitavad sellele, et ta sureb peagi. Ja just see asjaolu tekitab Putinile nii suure probleemi. See, mida me siin näeme, on ähvardav võimupärimise kriis, mis näib Tšetšeeniat haaravat. Putini jaoks, kes on pikka aega lootnud sellele stabiilsusele, mida Kadõrov toob, vähemalt tema võimes allutada Tšetšeenia klanne, on see võimupärimise kriis Venemaa positsioonile Kaukaasias hukatuslik. Nagu Foreign Policy juuni 4. kuupäeva artiklis välja toob, on Tšetšeenial ajalugu, kus ta on tekitanud kaost, mis ületab tema suhteliselt väikest suurust. Ja suur osa sellest kaosest on keskendunud paljude riigi elanike soovile saavutada iseseisvus Venemaast. Kui Kadõrov on tõesti suremas suhteliselt noores eas, 49-aastaselt tähendab see, et Tšetšeenia on kaose äärel. Lõppude lõpuks, kui võimumees kaob, pole kedagi, kes kontrolliks klanne, kes tahavad endiselt Venemaa vastu võidelda. Praegu peab Putin endalt küsima suurt küsimust. Kes saab Ramzan Kadõrovi järel võimule? Tšetšeenia praegune juht näib üritavat ette valmistada oma 18-aastast poega Adam Kadõrovit selleks rolliks. Venemaa jaoks oleks see teatud mõttes ideaalne lahendus. See võimaldaks Putinil määrata uuele valitsejale nõunik, peaaegu nagu kuninga regent, tagades sellega Venemaa mõju jätkumise Tšetšeenias. Kuid isegi see ideaalne stsenaarium on täis probleeme. Adam Kadõrov on noor, liiga noor. Just sellepärast kerkikski esile regendi teema. See noorus teeb Kadõrovi pojast palju suurema sihtmärgi kui Kadõrov ise. Adamit võidakse pidada nõrgaks lapsena täiskasvanu rollis, keda võivad sihikule võtta teised klannid, eriti need, mida juhivad Kadõrovi rivaalid, kes on pagendatud. Kadõrovil on veel teisi lapsi, keda ta võiks enne oma surma proovida uueks juhiks määrata. Ahmat, kes on Adamist veidi üle aasta vanem, on selle pesakonna intellektuaal, ütleb vaatleja. Kuid tal puudub ka karisma ning isa ei paista teda vääriliseks järglaseks pidavat. Selim Selimhanil on sama verejaanu nagu tema isal, kuid ta on nii metsik, et ta on sisuliselt pagendatud Araabia Ühendemiraatidesse. Seega tundub, et tema on mängust väljas. Järele jääb Adam. Nõrk järglane juhile, kelle tervis näib halvenevat, asetatud rolli, kus Putin peab temale lootma, et säilitada oma mõju Tšetšeenias. Tegelikkus on see, et vanema Kadõrovi surm toob Tšetšeenias kaasa kaoseperioodi.
Isegi kui üks poegadest tõstetakse võimule, ei saa Putin loota sellele raudsele haardele, mis on võimaldanud Venemaal peaaegu 2 aastakümmet hoida kontrolli ühe kõige mässulisema vabariigi üle. Ees ootab võitlus. Ja et paremini mõista, miks see nii on, peame vaatama veidi sügavamale Tšetšeenia lähiajalukku seoses Venemaaga. Viime teid tagasi 1990-ndatesse ja 2000-ndate algusesse. Kas mäletate seda iseseisvuspüüdlust, millest me rääkisime ja mis on paljudes Tšetšeenia klannides endiselt väga elujõuline? See iseseisvuspüüdlus oli haripunktis 20. sajandi lõpus, kui Tšetšeenia pidas Venemaaga 2 sõda, mis jätsid riigile sügavad armid. Putini jaoks olid need sõjad võimalused. Eriti teise sõja ajal tõi ta Tšetšeenia jõhkralt oma kontrolli alla, kui tal õnnestus pöörata Ramzani isa Ahmat enda poole. 2 sõja lõpuks oli valatud 160 000 inimese verd, kellest kuni 40 000 olid Tšetšeeni võitlejad ja tsiviilisikud. Ülejäänud aga erinevate etniliste rühmade esindajad, nagu märgib Jamestown Foundation. Enamik neist olid venelased. Aga see ei olnud Putinile oluline. Tema jaoks oli tähtis, et Tšetšeenia oleks kontrolli all ja nii on see püsinud umbes 2 aastakümmet. Kõik see tähendab, et Putin tõusis võimule tänu tšetšeenide allasurumisele. See pole oluline ainult Tšetšeenia ühiskonnas, mis on kogenud 2 aastakümmet julmust ja Venemaa pidevat mõju, mida on soodustanud riigi surev juht. See oli oluline ka Putinile. Ta sai kasutada oma vägitegusid, mida mõned võiksid nimetada sõjakuritegudeks Tšetšeenias, et kujundada endale kõva käe juhi kuvand. Putin lahendas Tšetšeenia probleemi. Ta suutis lahendada iga teise probleemi, millega Venemaa silmitsi seisis. Ainult et Putin ei osanud ette näha, et valitseja, kes oleks pidanud temast kauem elama, satub liiga vara surivoodile. Ja kui Kadõrov sureb, on massiliste protestide, uue mässu ja Putini vaenlaste poliitilise mobiliseerumise potentsiaal täiesti olemas. Kõige selle kontrollimiseks tuleks pidada veel üks sõda. Aga siin muutub Ukraina sõda oluliseks teguriks. Tšetšeenia on selles sõjas mänginud huvitavat rolli. Ühelt poolt on Kadõrovile lojaalsed võidelnud kogu konflikti vältel Venemaa poolel, kuid on palju tšetšeene, kes on hoopis relvile asunud Ukraina eest. GIS teatab, et need, kes võiklevad Ukraina eest, toetavad sageli üldiselt Ukraina suveräänsuse säilitamist. Kuid nad tahavad ka õppida, näha, kuidas Venemaa võitleb ja mõista, mida Ukraina teeb enda kaitsmiseks. Ukraina on nutikalt julgustanud seda soovi mõnede tšetšeenide seas õppida, et valmistuda oma iseseisvusvõitluseks. 2022 aastal tunnustas Ukraina ametlikult Tšetšeenia iseseisvust Venemaast, mis oli ühtaegu ninanips Putinile ja signaal kõigile Tšetšeenias, kes soovisid võidelda, et Ukraina toetab nende püüdlusi. Võimalust selleks iseseisvusvõitluseks polnud seni tekkinud. Aastaid on Putin tuginenud ühele inimesele ja tema jõhkrale režiimile, et ohjeldada paljude tšetšeenide iseseisvuspüüdlusi. Nüüd näib, et see inimene on suremas. Võimuvakum on tekkimas ja need, keda Kadõrov eelistaks enda asemele, on liiga haavatavad, et tagada Putinile sujuv üleminek. Tulemas on võitlus ja selleks pole Venemaa valmis pärast enam kui 4 aastat julma sõda Ukrainas. Ja see on alles Putini probleemide algus. See, mis praegu Tšetšeenias toimub, ühendub teiste väljakutsetega Kaukaasia piirkondades ja Venemaa vabariikides, mis näitavad, kuidas võim libiseb Putini käest. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, vaatad sa saadet Sõjasaade. Ja just sellepärast me teeme videoid, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub. Vajuta telli, kui sulle meeldib see, mida näed. Me avaldame videoid iga päev. Miks hoolib Venemaa Tšetšeeniast nii palju? Lõppude lõpuks pole see riik mingi suur võim. Elanikkond on umbes 1,5 miljonit ja pindala vaid 17 300 ruutkilomeetrit. Tšetšeenia sarnaneb pigem suure linna kui täisväärtusliku riigiga. Kuid hoolimata oma väiksusest on Tšetšeenia Venemaale mitmel põhjusel väga oluline. Esiteks Tšetšeenia asukoht. See asub Kaukaasia mägedest põhja pool, mis on olulised, sest need võimaldavad neil, kes kontrollivad selle piirkonna territooriumi, kontrollida ka ligipääsu Lääne-Aasia piirkonda ja sealt välja. Sellised riigid nagu Türgi ja Iraan on ligipääsetavad selle mäestiku kaudu ning see toimis ka Venemaa jaoks puhvertsoonina. Mitte, et Venemaa ähvardaks sellest suunast rünnak, aga millal on see kunagi paranoilisele Putinile tähtis olnud? Ta tahab endiselt kontrollida Kaukaasia mägesid, sest ta tahab alati olla valmis rünnakuks. Lisaks toetab kontrolli säilitamine tema narratiivi, et ta on suur Vene kaitsja. Baas on kaetud. Tšetšeenia annab Venemaale kontrolli puhvertsooni üle, mis kaitseb emamaad. Aga kuna Kadõrov näib olevat suremas, hakkab see kontroll käest ibisema ja olukord läheb veelgi hullemaks. Sellest mäeahelikust lõuna pool asub Armeenia, veel üks piirkond, mida Venemaa on püüdnud kontrollida. Armeenia astus juunis suure sammu Venemaa mõjude vähendamise suunas.
Toimusid valimised, mille tulemusel sai peaminister Nikol Pašinjan peaaegu 50% häältest ja Armeenia peamise võimupositsiooni. Pašinjan suutis võita Venemaa toetatud opositsiooni ja ulatusliku desinformatsioonikampaania, saavutades võidu, ning tundub tõenäoline, et ta hakkab püüdlema Euroopa Liidu liikmelisuse poole ning süvendama sidemeid läänega. Kõik see tähendab, et Venemaa kontroll nii Kaukaasia mägede põhja kui lõunapoolsete alade üle on ohus viisil, mida me pole aastakümneid näinud. Armeenia suunamuutus on olnud järk-järguline, toimunud paljude aastate jooksul. Tšetšeenia kriis saab olema plahvatuslik ja saab alguse ühe mehe surmast. Kuid mõlemal juhul näeme, et Vene mõju väheneb. Vladimir Putin püüdis kõigest väest sundida Armeeniat valima Venemaale sõbralikku peaministrit. Venemaa käivitas Nikol Pašinjani kohta desinformatsioonikampaaniad. Vladimir Putin esitas Nikol Pašinjanile nõudmisi 1. aprilli kohtumisel ning ähvardas kaubanduslike embargodega, mida Venemaa rakendas valimiste lähenedes. Tagasipöördumatuse punkt, nagu Venemaa propagandistid seda nimetasid, ületati ilma, et Armeenia oleks tagasi vaadanud. Ja lõpuks nägi Vladimir Putin, et tema sepitsused olid kasutud. Tema jaoks võitis lääs Armeenias ja tema haare Kaukaasias lõdvenes. Nüüd, kui Tšetšeenia kriis ähvardab, võib see lõdvenenud haare täielikult laguneda sisetülide ja Venemaa võimetuse tõttu allutada piirkonda Kadirovi poolt määratud juhi nimel, kuna nii suur osa sõjalisest jõust on kulutatud sõjale Ukrainas. See toob meid teise huvitava punktini. Tšetšeenia on Venemaa vabariik, kuigi mõnevõrra autonoomne. See allub siiski Putini kontrollile ja on allutatud paljudele Venemaa seadustele. See pole sugugi haruldane korraldus. Tegelikult on Venemaal 21 vabariiki, kuigi ta väidab, et neid on 22, kui arvestada ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi. Kujutage ette sellist olukorda. Kadõrov sureb ja tema poolt järglaseks valitud kogenematu poeg ebaõnnestub. Vaatamata Venemaa parimatele pingutustele saab võimule teine Tšetšeeni klann ja alustab uuesti iseseisvusvõitlust, mis mõjutas nii tugevalt Putini poliitilise karjääri algusaastaid. Ainult et seekord on Venemaa Ukraina sõja tõttu kurnatud. Venemaa on kaotanud üle 1,39 miljoni sõduri. Ukrainas on hävitatud 12 000 tanki ning rohkem kui 2 korda nii palju soomukeid. Ja kuigi Venemaal on piisavalt suur armee, et võidelda Tšetšeeni mässuliste vastu, on iga vabariiki saadetud sõdur üks sõdur vähem, keda ei saa Ukrainasse saata. Putin peaks prioriteete seadma ja Ukraina jääks tema peamiseks prioriteediks. Putin ei suuda Tšetšeeni pealetungi peatada. Tšetšeenia saavutab edu ja saab iseseisvaks. Mida see tähendab Venemaa teistele vabariikidele? Mõne jaoks neist näitab see, et iseseisvus on võimalik. See ei tähenda, et kõik 21 Venemaa vabariiki järgiksid Tšetšeenia eeskuju, kuid mõnedel neist on oma aktiivsed iseseisvusliikumised. Ja neist võivad saada järgmised võimalikud kandidaadid, kes Venemaast lahkuvad. 2023 aasta veebruaris avaldati huvitava küsitluse nimega Rahvusvabariikide enesemääramise riiklik veebireferendum tulemused. Need küsitlused viidi läbi 5 Venemaa vabariigis ja kõigis näitasid tulemused iseseisvuspüüdlusi. Kuuban oli vabariik, mis näis olevat Venemaaga kõige tihedamalt seotud, kuna iseseisvuse poolt hääletas vaid 55,7%. Enamus, kuid mitte ülekaalukas. Siberis soovis 63,9%, et nende vabariik muutuks iseseisvaks. Ingerimaal oli see 66,2%. Uuralites hääletas iseseisvuse poolt 68,2% ning Venemaa eksklaavis Kaliningradis soovis end Venemaast vabastada 72,1%. Muidugi tuleb arvestada, et see küsitlus oli mõnevõrra mitteametlik ja pole selge, kui paljud hääletamata jätnutest oleksid valinud Venemaa. Siiski viitab igaüks neist tulemustest sellele, et nendes Venemaa vabariikides on suured inimrühmad, kes soovivad suveräänsust, täpselt nagu Tšetšeeniaski. Kui Kadõrov sureb ja Venemaal ei õnnestu seda võtmetähtsusega vabariiki hoida, eriti kui see ebaõnnestumine juhtub Putini Ukraina sõjast tingitud sõjalise nõrkuse tõttu, võib see olla märguandeks. Teised vabariigid võivad proovida sama teha. Kui nad seda teeksid, annaks neile julgust juurde teated, mis viitavad sellele, et Venemaa kaitseministeerium on tootmisega ummikusse jooksnud. Ja et mõned küsitlused, näiteks Pravda poolt 19. juunil avaldatud, viitavad sellele, et üle 60% venelastest on Ukraina sõjast väsinud. Rääkimata teistest sõdadest, mida Putin võib proovida alustada. Muidugi, Putin võiks alustada veel sõdu. Ta võiks saata vägesid Tšetšeeniasse ja põhjustada veelgi rohkem verevalamist, võib-olla isegi aidata hoida Kadõrovi valitud järglast troonil. Aga sellega tekitaks ta ainult rohkem viha ja pahameelt. Sama kehtib ka nende 5 teise vabariigi kohta, mida mainisime. Ükski neist ei suuda Venemaale sõjaliselt vastu astuda. Aga see polegi tegelikult oluline. Tšetšeenia eeskujul, eeldades, et see juhtub, võiksid nad kõik üles tõusta. Ja isegi kui nad maha surutakse, leviks see sõnum üle kogu maailma ja ka Venemaal endas.
Putin käotab kontrolli. Lisaks kõigele sellele on iga iseseisvuspüüdus Venemaa territooriumil veel üks tähelepanu kõrvalejuhtimine Ukraina sõjast, mis juba niigi läheb väga halvasti. Sõjaline erioperatsioon, mis pidi kestma vaid mõne päeva, on nüüdseks kestnud juba 5. aastat, mistõttu on nii paljud venelased sõjast väsinud. Veelgi enamate sõdade lisamine sellele näiliselt lõputule konfliktile võib Putini valitsemisele saatuslikuks saada. Varjudes varitsevad vaenlased, kes otsivad põhjust, et Putin võimult tõugata, võivad selle võimaluse ära kasutada. 73-aastasel mehel läheks tähelepanu liiga paljude asjade vahel jagamise tõttu hajali ning midagi jääks kindlasti 2 silma vahele. See, mis toimub Tšetšeenias, võib olla Putini allakäigu algus. See näitaks ka Putini võimu tegelikke piire. Kõik see sõltub siiski sellest, kas Kadõrov sureb ja kas pärimiskriis, mida enamik peab tõenäoliseks, tegelikult aset leiab. Oletame, et kõik see juhtub ja see viib lõpuks uue Tšetšeenia sõjani, mis sunnib Venemaa Tšetšeeniast lõplikult lahkuma. See võimaldab meil kogu seda olukorda teise nurga alt vaadata. Mõju Putinile ja pärandile, mille ta tahab endast maha jätta. Pole mingi suur üllatus, et Putin on väga mures selle pärandi pärast, mille ta endast maha jätab. Ta tahab, et teda peetakse üheks suureks Vene juhiks, kui ta sureb. Sellepärast oli ta oma valitsemisaja alguses Tšetšeenia kontrollimise kampaanias nii jõhker. See pärandijanu on üks peamisi ajendeid kogu Ukraina sõjas. Võib-olla on Putini peamine eesmärk jätta Venemaa endast maha nii, et ta on taas suur geopoliitiline tegija ja see kõik saab olema tänu temale. Kui Tšetšeenia kaotatakse võimukriisi käigus, mida Putin ei suuda kontrollida, siis see saab olema tema lõplik pärand. Mees, kes allutas Tšetšeenia vabariigi, kaotas selle 2 päeva hiljem taas omaenda ebakompetentsuse tõttu. Või kuna ta ei suutnud Ukrainat vallutada ja lõi sellega eelduse, et teised rahulolematud vabariigid hakkavad samuti iseseisvust taotlema. Putin läheks ajalukku juhina, kes kaotas Venemaale ligipääsu Kaukaasia mägedele. Tema presidendiaja algusaegade määravad teod ei maksaks enam midagi. Ja kui ta maa all mädaneb, näevad Venemaa ja ülejäänud maailm teda nõrga läbikukkujana. See on Putini suurim hirm, mis tähendab, et ta teeb kõik, et hoida Tšetšeeniat Venemaa kontrolli all. Aga kõik, mida ta teha suudab, ei tähenda palju, kui tema riik on Ukraina sõjas. Putinil ei ole Tšetšeenia jaoks varuplaani. Ramzan Kadõrov pidi Putinit üle elama, tagades sellega Vene juhi pärandi turvalisuse. Muide, praegu on Ukrainas paguluses Tšetšeenia valitsus. See valitsus on tegutsenud paguluses alates Tšetšeenia kaotusest teise Tšetšeenia sõja ajal 2000. aastal ning väidab, et tal on 29 harukontorit 14 Euroopa riigis. Kas see poleks mitte täiuslik poeetiline õiglus, kui Putin kaotaks Tšetšeenia just sellele valitsusele, mille ta üle 25 aasta tagasi kukutas? Ja see valitsus tuleks võimule tagasi pärast Ukraina toetuse saamist. Riigi, mida Putin tahab järgmisena vallutada. See on võimalik tulevik, millega Putin võib silmitsi seista. Ja kui Kadõrov sureb, võib tal olla vaja sellele tulevikule varem vastu astuda. Ainus, mis Putinil nüüd alles on lootus, et Tšetšeenia kriis laheneb kuidagi iseenesest. Venemaa juht on samas olukorras ka Krimmi kontrolli säilitamise osas, kuid see ei toimi. Putini Krimm on lõppemas ja see on kõik tänu Ukraina geniaalsele strateegiale. Saate meie videos teada rohkem veel ühest niinimetatud Vene vabariigist, mis on derussifitseerimise äärel. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida kanalit, et olla kursis sõjasaate ja meie kajastustega Venemaa paljudest läbikukkumistest. Aitäh vaatamast!